she can get a sensual seduction. So I can get a sensual seduction. So we can get a sensual seduction. Tere kuulakallis aus ustav jälgija, kes sa oled aasta aega minu möla jaksanud kuulata ja olnud minuga sellel lühikesel / pikal teekonnal YouTube'i maastikul. Ma soovin enda poolt teile juba ära rahulikke pühi ja head uut aastat. Loodan, et uus aasta tuleb sisukam kui see aasta nüüd oli. Ma ei tea, minul on see väga keeruline sükene imelik aasta olnud. Hääl on mul siiamaani ära. See selleks. Ma lubasin teha teile Q&A ja selle ma ka teen teile. Ma lubasin seda teha pühade paiku või jõulupaiku. Nüüd on täna paras aeg see välja lasta. Nii palju ka vahe kommentaariks teile, et see Q&A video ei ole ainuke video, mida ma pühade aeg teen. Ja ma loodan, et kõik, mis ma teen, teile sobib ja meeldib, nii et püsige lained. Aga astume Q&A peale nüüd või poole nüüd pigem. Rasmus Ojala, esimene. Kusjuures ma ei saa kunagi aru, mis jama see sellega on, et kommenteeritakse alati mingi esimene ja siis öeldakse vahel teine nagu. Et esimene kommentaar lihtsalt peab ära märkima, et ma olen esimene. Aga kui kellegi see tuju paremaks teeb, siis laske edasi. Asomid. Kuidas mammaga tuttavaks said? Kuidas tuttavaks saime? See on suht pikk teema. See on selline, et siukene, mis asi see tutvumis- või internetiportaal oli nagu alfa.fi, nagu praeguseks on juba aastaid olnud rattereit.ee ja seal juhuslikult saime kokku. Aga mis mulle kõige naljakam on just see, et ma olin Bulgaarias reisu peal ja kui ma lõpuks sealt, sinna läks mingi 2 nädalat äkki või natukene, 1,5 nädalat. Ja siis ma avan oma selle postkasti seal ja siis tema peab, kus sa oled, miks ma ei kuule sinust midagi. Siis kohe näha, et inimene on nii paanikas, et kuhu ma ometi kadunud olen, aga ma arvan, et ta oli siis suht rahulik ja väga pingelangus oli tal siis, kui ta sai minult vastuse, et minuga on kõik hästi. Et internetis saime tuttavaks. Ütleme niimoodi, Asumit, et meie algus mammaga oli nagu seebiooperis väga raske. Aga kõik raskused me ületasime ja armastus on see, mis meid seob. Minu käest on tihti peale küsitud, et kuidas defineerida armastust. Mina ütlen niimoodi, kui sa oled 4-5 aastat inimesega koos elanud ja nii kaine kui täispeaga helistad ikka ühele samale naisele, siis järelikult sa armastad teda. VK Triceps. Kuidas tuli mõte Soome kolida? See mõte tuli lihtsalt niimoodi, et ma olin siis tol ajal abielus oma eelmise naisega ja ma lihtsalt tahtsin tulla umbes nagu, ma ei tea, paremini teenima või midagi ja siis põhimõtteliselt abielu purunes, kuidagi teed läksid nii, et ma jäin siia Soome ja ma ei tea, tegelikult ütleme niimoodi päris ausalt, siis esimene loogiline ja ainus põhjus, miks Soome tullaks, on siiski raha ja teenistus. Et samamoodi minul raha oli see, mis mind siia tõi. Tristan Das, lemmik PC mäng, Forza Horizon 4. Rasmus Kütim, sama küsimus, sama vastus. Kaaskamraad Juustmees, räägi endast mõni piinlik sündmus. Kui elada nii värvikat elu nagu mina, siis need piinlikke sündmusi elus on väga palju. Mul ei torka ükski nagu niimoodi silma. Ma ei tea. Ma ei oska öelda. Võib-olla üks piinlikumaid sündmuseid, ma ei tea. Teeme niimoodi, et piinlikud sündmused jäägu minevikku. Las nad olla. Jääme uusi ootama. Sarkasm. Milliseid narkootikume oled elust proovinud ja mida teeksid, kui näeksid YouTube?
narkootikumidest nii palju teile, et kui mina olin siis selles taitnoka eas, siis igasugused amfetamiinid ja värgid hakkasid alles Eesti turule nagu sisse nagu vaikselt voolama. Ja mina olen, ütleme niimoodi, et ma olen enam-vähem proovinud peaaegu kõike, välja arvatud mingid heroiinid ja LSD-d ja siuksed asjad, nagu, mis on nagu väga nonsensid minu jaoks. Ma noores eas proovisin kõike, minu iseloom oli selline, mis ei jäänud sõltuvusse narkootilistest ainetest. Mul ei olnud kunagi seda mõtet, et ma tahaks uuesti teha või proovida või teha juurde või et umbes, et see on nii süütu aine, et vahet pole. Nagu ma teadsin alati, mis need on ja milleks nad nagu suutelised on. Ja ma lihtsalt ei jäänud nende külge kinni. Küll aga kallid noored vaatajad, ärge jumala eest kasutage narkootikume. Narkootikumid on no-go. Kui keegi mingi YouTuber või keegi räägib, et kanep on vägev ja kõik on tore ja see on ravim taim, mida ka mina räägin, siis nii kaua, kui ta seaduse silmis on narkootikum, hoiduge nendest. Ja siiski neid üledoose on võimalik saada ja noores eas enda nime ja registrit rikkuda sellega, et sa oled mingisugune narkar nagu milleks. Et hoidugem parem narkootilistest ainetest, ütleme niimoodi, et minu kogemuse pagasiga ma ei näe mitte midagi põnevat nendes ainetes. Ja mida ma teeks, kui ma näeks YouTube-ena? Ma ei teeks mitte midagi, sellepärast, et mul ei ole nendega mingit beefi, mul ei ole mingit probleeme nendega, mul ei ole mitte mingit jama nendega. Ja las nad elavad, vaata. YouTube'id on surnud, mitte kedagi neist ei ole, üks varastas lehma ära ja siis hakkas SoundCloudi räppariks, mis on täielik pask, vaata. Ja nagu, ma ei tea, vaata, mis neist saanud on, nagu, kõik on kadunud, nagu. Flaki 1, halvim kogemus taksot sõites. Mul ei ole olnud nii väga halbu kogemusi, aga ütleme niimoodi, et selliseid mädasi õunasi on tee peal olnud ikka. Autos on mul mingisuguseid nugasi vehitud, on olnud sõidu ajal jõugukaklust, aga ma ei tea, no minu jaoks need ei ole halvad kogemused. Keegi pole mulle püssi otsa ette pannud ja selles suhtes kõik on hästi, vaata. Rohtex, jumala asjalik küsimus. Kui vanad kaotasid oma süütuse? Ma olin 17. Sellepärast minu meelest see asi läheb niimoodi, et noored tüdrukud tahavad saada kogenud liha, vaata. Või niisugust vanemat liha, vaata. Nad tahavad näidata, et mul on vanem kutt, vaata. Ja siis lihtsalt kuttidel on niimoodi, et kui sa ei ole mingisugune jõhker alfa nagu, siis sa peadki ootama oma nagu eakamaks muutumist, et sinna sugueluranda jõuda. See on minu arvamus. Väga paljud, kusjuures poisid on niimoodi 17-18 kaotavad oma süütuseid. Muidugi on olemas neid kõvasi vendaseks, 12. No. Palju õnne selle ees. Aga jah, ütleme niimoodi, et mina olin 17 siis. Ja. Karl Välja küsib, kaua oled narksi teinud? Ma ei ole narkoman. Ma olen proovinud igasugust manti. Konksu otsas ei ole. Ei soovita kellegile. See on täiesti mõttetu aja ja raha raiskamine, nii et nii ongi. Birgit Heidok küsib sama küsimuse, et kuidas ma oma naisega kohtusin. Ma arvan, mu naine juba vastas sellele küsimusele, et ma uuesti seda rääkima ei hakka. Aga ma mainin su kommentaari ära. Ma mainin ära. Lucy's Love küsib, et mis on su favorite nagu drug, mida sa kunagi kasutanud oled? Ma ei tea, kuidagi see narkootikum ümber käib nagu see kella keeramine praegu. Mul ei ole lemmikut, traagid on pahad. Traagid on pahad. Traagid on erinevad, aga traagid on pahad. Maru Vällik küsib, kuidas sul tekkis idee hakata striimima ja videoid tegema? Vastus sulle on see, et ma olen kogu aeg teinud videosid, aga ma olen neid jaganud oma Facebooki lehel ja ma ei teadnud Eesti YouTube'ist ega YouTube'i maastikust mitte midagi. Nüüdseks tänapäevaks ma astusin kogemata selle otsa ja kõik videod, mida ma iseendale olen teinud enne,
need ma postitan üles ka YouTube'i. Kuna YouTube'is on minule tekkinud juba omaette vaatajaskond, inimesed, kes ootavad mult midagi, siis ma üritan olla nagu aktiivsem nende videode või striimide tegemisel. Aga ütleme niimoodi, et kogu selle YouTuberluse otsa mina isiklikult astusin täiesti tühja koha pealt. Sellele kõigele andis boost'i kaasa muidugi see Postimehe lugu, kus ma nagu kapist välja tulin ja nagu sõimasin väheke nagu ajakirjandust ilma filtriteta ja sealt maalt läks nagu asi nagu edasi, sest nagu see lugu või artikkel oli see, kus nagu seda Saario seda viimast videot enne sõjaväkke minemist võeti luubi alla ja nagu röstiti meedia poolt, on ju väga alatult viisil. Sealt edasi nagu kõik hakkas minema kuidagi nii, et tekkisid mingid vaatajad, kes ootasid mult midagi ja kõik on väga hästi läinud. Mina ütlen nii, et täiesti kogemata. Ma panen käe südamele, ma ei oodanud midagi, ma ei oota mingeid jõhkraid vaatajate numbreid. Ma ootan ainult seda, et need, kes on minu vaatajad, et nad leiaksid lihtsalt minu kanalis midagi põnevat, huvitavat, et see neid kotiks ja see on siin. Midagi muud. King Gregor küsib, et kas sa kunagi hakkad mingeid challenge'id tegema ja mis YouTube'iga tegelema ajas. YouTube'i asja ma rääkisin lahti. Challenge'id ma ei tea, vaata, ma ei oska öelda. Mul on niimoodi, et igasugused challenge'id ja asjad ja mingi karvade maha tõmbamised ja need lihtsalt tekivad mulle pähe ja siis ma teen nad ära, vaata, aga mul ei ole nagu kindlat ideed, et ma pean mingi challenge'id tegema või midagi. Sihukest asja ei ole. Rästik küsib, et kes sul Eestis on, loetlane kõik ja tervita neid. Pühade puhul ma teen seda. Mul on isa Hans, isa naine Hilje, tere häid pühi teile. Mul on ema, kes on see aasta paraku Eestis ja ei liitu meiega, tal oli silmaoperatsioon. Ma soovin sulle häid jõule ja rahulikke pühasid. Ema Elve siis. Mul on olnud tädid seal, kellele ma ei hakka kõike nagu lahkama, seda tuttavate piiri mul seal on, et õde ja õepere on siin Soomes, aga eks kõik, paljud muud on ikkagi Eestis ja nendele paljudele muudele, kelle nimesi ma ei maini, siis paljudele ma saadan nagu jõulutervituse siit poolt, et häid jõule ja rahulikke pühasid teile ja uut aastat ka muidugi. Tomatimees paneb väga asjaliku küsimuse. Kas kunagi tuleb reisivlog? Kaua veel YouTube'i teed? Ja palju arvad sube saama? Ma alustan viimasest ettepoole küsimustele vastamisega. Suubide kohta ma ütlen nii palju, ma ei tee seda suubide pärast. Loomulikult sina, kui sa oled juba sisulooja, mitte enam mingisugune huvikorras tegija, siis sa tahaks, et sul nagu neid suube tuleks. Aga see ei ole minu nagu põhisuund, sest reaalselt mina ei mängi ja mina nagu enda ümber seda väga noort vaatajaskonda ei tõmba, kuna ma lihtsalt mängude videos ei tee väga palju. Nii et suubidega mul on ükskõik. Mul on ükskõik, kui palju tuleb. Nii kaua, kui need inimesed, kes mind jälgivad, on mõtetes minuga ja neile meeldib see, mida ma teen. Minu pärast olgu 10 suubi või 10 000 suubi, mul on ükskõik. Kaua veel YouTube'i teed? Ma ei saa öelda teile, et see YouTube on minu jaoks nagu siuke harrastus, mida mina teeksin selle eesmärgiga, et ma täna teen ja homme võib-olla ei tee. Minu jaoks YouTube'i kanal, mis mul elus on või praegu on nagu aktiivne, see YouTube'i kanal on minu meiliboksi küljes kinni. See tähendab seda, et mul ei ole 10 YouTube'i mingit kontot ja see YouTube'i konto jääb mulle eluks ajaks. Ja ma ei kaota seda kuhugi ära. Nii kaua, kui mina elan, see YouTube eksisteerib. Ja sinnamaani, kuni mina elan, mina laen sinna videos ülesse, like it or not. Kui aktiivselt, võib-olla vahepeal rahunen maha, aga ma jätan ju YouTube'i alles ja sinna ma korjan oma elulugu kokku, eks ole. Nüüd minnes aga reisivideode juurde ja reisivlogide juurde, siis kulla kallid vaatajad. Reisivlogid on kõige mõnusamad vlogid, mis mulle väga meeldivad ja mida mulle väga meeldib teha. Reisivlogidega on 2 probleemi. See on aeg ja raha. Peace.
aeg sellepärast, et kui sa oled tööl käiv inimene, siis 1 nädalavahetusega sa väga palju ei suuda ära reisida. Teine asi, raha, mis läheb reisimise peale, kütused, asjad, särgid, värgid. Neid lennukiga lendajaid, neid on küllaga, vaata, kes teevad neid vlooge. Mina sellesse jõuku ei taha kuuluda. Aga nii palju ma ütlen teile, neid reisivlooge on tulemas, neid on tulemas, need ei kao kuhugile. Minule meeldib isiklikult autoga mööda maad rännata ja näha, mis toimub punkti A ja punkti B vahel. Ja kui mina leian mingisuguse võimaluse, näiteks ka see suvi, et keegi kuskilt paneb õla alla näiteks, et ma saan matkaauto, ma saan teile tuua väga head kvaliteetset materjali nähtavaks peale suve lõppu. Asi, ütleme niimoodi, et aeg näitab, kuhu ma välja jõuan selle reisimisasjadega ja reisimisvlogidega, aga need ei kao mitte kuhugile. Need ei kao, aga lihtsalt 2 takistust, aeg ja raha. Estonia Hardstyle Team küsib, et millised autod sulle meeldivad ja pead põhjendama ka, et miks. Mulle meeldivad saksa rauad ja mulle meeldivad terved ilusad autod. Mulle meeldivad autod, millel on karakter, ehk siis mis ei ole lihtsalt mingisugusest plekist, tantsist välja libistatud mingisugune kärakas. Mulle meeldib auto, millel on väljanägemine ja mulle meeldib auto, mis on terve. Nüüd, kui ma ümber selle pudru rohkem ei keerutaks, siis ma ütlen nii, et kõikvõimalikud Bemarid, Mersud, Audid lihtsalt mulle ei lähe korda, ma ei tea miks, vaata see maitse asi. Mulle meeldivad Cadillacid, mulle meeldivad Hummerid ja te saate aru ise ka mille pärast, sest nad on nii maitsekad, nad näevad nii head välja. Nad ei ole praktilised, aga nad on ilusad. Ja samamoodi on Porsched, eks ole, nad on ilusad, nad ei ole praktilised autod. Anne Saar küsib, kus said enda YouTube'i nime? Ma alustasin mingi niimoodi, et kui ma nägin, et järsku midagi plahvatas mul käes, ehk see YouTube'i kanal nagu, siis ma mõtlesin kiiresti nime, et mis teha, mis ma panen tal nimeks. Ma panin mingi Dr. Rex lahkab ja siis ma mõtlesin, et oot, see läheb liiga keeruliseks ja kuidagi nii ka lame kuidagi on see jutt. Ja siis ma mõtlesin, et ma olen siuke heakam, et ma võin ju olla mingisugune papa, vaata kõik, et kui vaatajaskond on noorem või midagi, et papa Rexiks mind on elupäevad kutsutud ja minu õiget nime pidi mind praktiliselt keegi ei, vähesed teavad umbes, ma ei tea, lihtsalt seda hüüdnime kasutatakse väga palju. Sealt tuligi see Papa Rex täiesti kogemata ja see logo, mis mul kasutuses on, see on mul ühe jälgija poolt tehtud nagu stardipakett, tänud talle ette taha üles selle ära. Mismoodi selle kanali logoga edaspidi on, ma arvan, et ma teen selle logo mingi aeg lasen ümber teha ja võib-olla ka kanali nime. Seda ma veel ei oska täpsemalt rääkida, aga aeg näitab ja aeg annab arutust. Kas sinu arust ma on lapik või lame? Siis sama isik, see Anne Saar küsib. Mina ütlen teile niimoodi, et ma võib olla lapik, aga hetkel ma elan ümmarguse maa peal. Kui keegi mulle reaalselt rämedalt nagu ära tõestanud ei ole seda, et maakera on lapik, kui uudistes seda kuskil pole välja köhitud, et maakera on lapik, siis ma ei saa uskuda seda kõike, mida ma YouTube'is näen, sest meedia on hakanud suruma ka sisse valeuudiseid, mis ajavad meid ekslikule teele õigete uudistega. Et ma ei oska öelda teile. Pablo Escobar, Karm Vendres, siuksed vennad saadavad küsimusi. Millal oli see esimene kord, kui jõid ja suitsetasid? Ma olin mingi, ma ei tea, äkki 13-14, siis ma tegin suitsu, jõin, ma arvan, umbes sama vanalt. Ma ei taha selle koha pealt mingi eeskuju olla, sest ütleme niimoodi, et noored 13-14 joovad ennast täis. See on lihtsalt proov, et näha, et umbes nagu kepiga jää katsumine, et ma ei tea, kuidas võtta, ma ei oska öelda. Sama isik küsib, et millal alustasid oma YouTube'i karjääri, umbes täpselt aasta aega tagasi vähe peale. Mis tööd täpsemalt teed, sama isik küsib, ma olen taksojuht Soomes ja siis ta muidugi tänab. Nii et need küsimused olid Pablo Escobarilt.
Leek ütleb, et kõige debiilsusega ei peagi internetis kaasa minema. Nagu Q&A on. Aga Leegilt tuli ka küsimus. Kui laisk sa koolipinki nühkides olid? Ma olin väga laisk. Ma olin tegelikult väike stressed out nagu. Minu nagu algklassid olid suht nagu rasked selles suhtes, et kunagi võib-olla räägin täpsemalt sellest, aga see stress oli nagu seotud kooli kiusamisega ja mul oli väga raske nagu keskenduda õppimisele ja ma mäletan, ma jäin 9. klassis istuma, mul oli äkki tunnistusel 2-3 ainult nagu, et ülejäänud olid 1-2 nagu lampi, vaata. Et ütleme niimoodi, et ma ei olnud väga nagu kooli austaja ja see oli nagu põhjusega. Põhjus, mida teised ei näinud, millest tänapäeval palju räägitakse. Aga ütleme nii, et see kõik, mis oli halb, see tegi kõik selle, kes ma olen täna. Et kõik halb kasvatab inimest ja harib inimest teisel moel. Leek küsib, et milline oli su esimene töökoht, kus sul raha tuli arvele? Minu esimene töökoht oli panna kanakoibi Vardasse. Ma arvan, et vanuses mingi 10. Ja ma olin mingisuguses mingi koiva, mingi suitsutehases tööl ja ma teenisin ise endale välja oma jalgrattaraha. Ja see on suht aus. Ma räägin, inimestel on erinevad elud, mina kedagi hukka ei mõista, mina olen palju vaeva näinud iseenda üle ja oma nagu sissetulekute üle. Ja Leek, see viimane küsimus, ma vastasin sellele juba. Adem Elari kirjutab, et kas sa kunagi GTA 5 teed ka RP Vabariik Servut. Ma ei tea, mis asi see on, pole kokku puutunud, olen videosi näinud, kus meie kuulsad streamerid seda mängivad. Ma ei oska öelda. Mängimine ei ole minu rida, vaata. Kui sul on perekond, kui sul on elu paigas, sul on väljaminekud, kohustused, nii see mängimine jääb tagaplaanile nagu lõpuks. Karl Miilits sooviks papsilt elu ülesehitamise advice'i, auto, kinnisvara, karjäär ja nii edasi. Okei. Kiire selgitus sulle või kiire advice sulle. Ära stressa selle pärast. Ole näljane. Tekita oma elus unistused, aga unista suurelt. Unistused on tähtajatud eesmärgid. Pürgi oma unistusteni. Maja, korter, kuhu sa iganes tahad. Tööta selle nimel. Autod, samamoodi tööta selle nimel. Kõik tuleb iseenesest. Kui paljud inimesed, kui saavad omale korteri, üritavad mingisuguseid mööbleid, asju kõik üle öö nagu kokku ajada, tõmmates ennast nagu võlgadest nagu niimoodi ummikusse ära, aru saamata, et tegelikult kõik tuleb iseenesest. Unista suurelt, see on minu soovitus. Sest unistused on tähtajatud eesmärgid. Henry Samuel küsib, et milline kuu sulle kõige rohkem meeldib? Ma ei tea, detsember. Siis on jõulud. Jõulud on see aeg, kus perekond on koos, kus sugulased tulevad kokku, kõik istuvad ühe laua taga, naeravad, söövad, avavad pakke või kingitusi. Ma arvan, et see peab olema ikkagi detsember. Robi Kuusk küsib väga huvitava küsimuse. Kas kinni istunud oled millegi eest? Palju trahve oled saanud rikkumiste eest, mis kõige hullem oli, päikest. Kinni istunud ei ole. Sigadusi olen sitaks teinud, vahele pole jäänud ja 0 korda kinni istunud. Jumal tänatud. Mis puudutab rikkumisi, siis rikkumisi mul on küll ja veel. Näiteks kui ma abiellusin oma eelmise naisega, siis ma läksin äiaga tülli ja see oli päev peale mu enda pulmi. Siis ma läksin täispeaga rooli
ma sõitsin koomas peaga mingisugusest aiapostist läbi, suurim viga, mida ma elus teinud olen. Ja peale seda mind visati kambrisse veel, põhimõtteliselt mul olid lühikesed püksid jalas ja sandaalid ja nagu täielik alko ülemürgitus ja värgid, et ma arvan, see oli kõige jõhkram kogemus mul üldse nagu. Ja sellest muidugi järgnesid rämedad trahvid, jäin lubadest ilma. Ütleme niimoodi, et peale seda korda ma ei ole elust kordagi enam sõitnud täis peaga. See oli kõige jubedam kogemus minule üldse. Ja ma usun, et kõikidele inimestele, paljud inimesed kergekäeliselt istuvad täispeaga rooli, mina seda enam ei tee. Et siin see oli kõige hullem karistus. Minna mäiaga tülli, täispeaga rooli, läbi mingi tellistest laotud aiaposti, auto tuksis, load läinud ja mingid topelt trahvi saad. Tipp-topp. Johannes Tiitus kirjutab selgituse Q&A kohta, miks tema tegi oma Q&A. Johannes Tiitusele ma nii palju ütlen, et ma saan aru tema Q&A'st, vaata, aga on olemas inimesi, kes teevad kogu aeg Q&A'd. Ja kui sa teed mingi 2000 subi haibi, see on midagi eriti teist asja nagu. Aga on reaalselt mingid tuuberid, kes kogu aeg on mingi Q&A jutuga, vaata, ja see mulle ei meeldi. See lihtsalt mulle ei meeldi. Johannes Tiitus ka küsib, et keda sa YouTube'is vaatad üldse ja kes on nii-öelda eeskuju või kes inspireeris YouTube'iga tegelema. Inspireeris tegelema Sario ja siis see Isto%. Nemad olid need kaks inspiratsiooni, mis näitasid mulle teed, et ma saan oma arvamust avalikult ikkagi rahvale näidata või anda edasi. Keda ma jälgin, kindlasti ma jälgin sind, Tiitus, sellepärast, et sa oled liit-youtuber, tee oma videosi ja need on nii vaadatavad ja söödavad, et paha hakkab. Sario, Isto ja ega basically see on siin, ega siin ei ole midagi. Twitchi maastikul ma vaatan Randa ja noh, ma ei tea, on mõned, mida ma nagu mööda minnes vaatan, aga niukseid, kellelt ma nagu ilgelt videosi ootan, mul ei ole neid, sellepärast et kõik on kuidagi ära surnud nagu see aasta see YouTube, et ma ei tea, no. Et siin Luik on tegemas midagi ja noh, teda ma jälgin ja aga noh, kus kõik on nagu? Isto lihtsalt hävitas kõik Eesti YouTuberid ära eelmine aasta oma terav keelsusega. Aga need, kes püsti seisavad, need on tegijad nagu. Sander R. Channel küsib, et mida on erinevad noorte pidustustel nüüd ja siis, kui sina noor olid. Ma ütlen ausalt, sittagi pole muutunud. Noored on lollid ikka ja tahavad kõike ise omal käel proovida. Vigu nad teevad, võib-olla tol ajal, kui mina olin nagu taitnok, siis oli vähem kaameraid ja olid udusemad kaamerad. Ehk siis, kui sa laamendasid, lõhkusid, vaata midagi, siis sa jääd sellest kinni. Aga tänapäeval on kõik kood kaameraid täis ja seda nagu noored endale nagu selgeks ei tee, et sa jääd vahele niikuinii, vaata, kui sa mingi jama kokku keerad. Pandi aineid, pandi jooki, suitsetati, ropendati, oksendati, tehti kõike samat läbu, mida tänapäevalgi on ju. Välja arvatud ei varastatud mingi kunstlehmasi kuskilt on ju. Aga midagi pole muutunud, mitte midagi. Noored jäävad noorteks, neil on vaja see isalikkus välja elada kuskil, siis nad elavad ja nii ongi. Loll on see, kes teeb seda avalikult ja kaamerate all, noh, ma ei tea. Me oleme küll näinud neid videosi, kuidas on mingid laamendatud ja kõik kaamerasse jäänud ja noh, aine. Või on keegi kuskil mingi kodutut peksnud ja mõtletud. Lihtsalt omal ajal ei jäädud vahele või nagu ei jäädud kinni nende asjadega. Aga siin oli mu Q&A teile, rahulikke jõule teile ja nautige oma sugulaste lähedust ja toredat lumist ilma. Õnneks meil on jõuludeks antud lumi. See on fucking lit nagu. Reaalselt nagu, thanks Jumal, Allah, keegi, kes sa seal oled. Lumi meil on olemas, nüüd naudime. Loodetavasti järgmine aasta mul on hääl ka tagasi. Igatahes homme, kui meil on päkapikud ära käinud, ma teen üks väikse streamipoisi ka,
kus me näitame kingituste jagamisi ja olge lainel. Võib-olla me teeme mingi cooking streami ka, ma ei tea, ma ei oska veel öelda. Kuna mul ei ole häält, siis mul ei ole väga nagu tahtmist streami teha. Et ma ei taha nagu häält väga vaevata. Aga mine tea, äkki lööb mingi piss pähe mulle ja ma teen ikkagi ära selle. Aga mis seal ikka? Nautige jõule, aine. Siin oli mu Q&A, so-called Q&A. Loodan, et teile meeldis. Kui ei, siis ei. Ma ei oska aidata teid.